Tere! Kohe-kohe on algamas uus õppeaasta ja viimane aeg on teile näidata, kuidas lõpetada eelmise õppeaasta kursused ja kuidas luua uus kursus niimoodi, et lisada õpilased, kellel on juba kasutajakontod olemas. Nii, minul on siin nii-öelda teise A-klassi 2020-2021 õppeaasta kursus. Ma lihtsalt jätan ta selliselt nagu on, lähen seadetesse, kerin alla ja arhiveerin. Ongi kõik. Rohkem ma selle kursusega ei tegele. Nüüd aga peaks tegema 3. A-klassi kursuse. Valin kursuse ripmenüü teen lahti, valin uus kursus ja nimekirjast otsin üles 3. klassi matemaatika eesti keeles. Pööran tähelepanu, et ingliskeelne tekst, et ta on seotud küll eesti õppekavaga, aga on siis ingliskeelne versioon. Nii, võtan 3. klass matemaatika, nimetan ümber nii nagu oli mul teine klass ja panen õppeaastaks 2021 ja 2022. Mul on samasugused õpilased või samad õpilased, kes olid ka teises klassis. Võtan lisad kasutajaid kursuselt ja siis teise A-klassi 2020-2021 kursuselt. Kõik need õpilased, kes on märgistatud kollasega, nemad lisatakse automaatselt siis uude kursusesse. Enda ma võtan välja, õpetaja lisatakse automaatselt. Ja juhul, kui mõni uus õpilane liitub juurde, siis ma näitan ka seda, et kuidas saate lisada. Ja kui mõni on jällegi selline, kes on teise kooli läinud või teise klassi läinud, et siis saate jällegi tema ka maha võtta, et vajutades lihtsalt nime peale ja siis nimi muutub valge taustaga. Ja ka mina jätan kõik nad märgistatuks ja vajutan OK ja läheb kuskil 10 sekundit aega, et kogu see materjal, 3. klassi materjal minule ka kopeeritakse koos õpilastega. Nii, ongi kopeeritud. Ja ma saan alustada ettevalmistusi uueks õppeaastaks, mis on juba nädala pärast. Nii, aga juhul, kui on mõni uus õpilane, keda vaja juurde lisada, siis siin üleval paremas nurgas on selline 3 mehikest, ehk siis kasutajad. Ja alati saate vajutada nuppu lisaõpilasi. Siia lisate õpilase nime. Kui on 2, 3, ütleme rohkemgi, et siis nimed üksteise alla, eesnimi, tühik, perekonnanimi ja kui on õpilasel 2 eesnime, siis lisate täispikka nime temal. Võtate järgmine. Nüüd on natukene kasutaja nime määramine jällegi muutunud. Et on variant, kas kopeerite nime ja kleebite kasutaja nimeks, siis automaatselt muutub ta väiketähtedeks ja tühikud kaovad vahelt ära kasutaja nimes. Või kui soovite jällegi emaili aadresse õpilasel kasutaja nimedeks, mis on täitsa soovitav, siis väga hea, kui teil on see kuskil failis, et saaksite kopeerida, kleepida. Ja edasised sammud ongi niimoodi, et valite siit alt järgmine ja lookontod ja tuleb teile need andmed ilusti PDF-failina kätte ja saate need ilusti välja printida, õpilastele jagada ja õpilased saavad kenasti kasutama hakata. Mina aga ei hakka siin
edasi minema, ma panen lihtsalt sulge. Mis tähelepanek on, et kui kasutaja nimi on emaili aadressiga, siis kordan ka selle üle, et kui samamoodi sulgeda see enne kontode loomist aken ja võtate siit linnukese ära ja siis loote, siis kiri postkasti õpilastele ei lähe. Kui siin on linnuke, siis on see hetk ainuke kord, millal Eduten saadab õpilasele ka teate, et sulle on loodud konto ja sinu kasutaja nimi ja parool on selline ja selline. Ja ka siin ma panen ka katkesta. Nii, õpilaste vaates on jällegi ikkagi see, et kui te avastate, et kuskil on kirjaviga mõnes nimes, siis pliiatsiga saate teha parandusi. Kui mõnele õpilasele soovite ikkagi, et oleks ka kasutaja nimi emaili aadress, siis saate selle ümber nimetada, et siia panna tema emaili aadress ja siia panna ka e-kirja. Tähendab see emaili aadress, et siis nii-öelda teated lähevad ka postkasti ja kui õpilasel on läinud meelest parool, et siis siin saate seda parooli muuta, kas panete ise selle mõne sõna numbritega või lasete genereerida ja siia alla siis salvesta. Mina panen praegu sulge. Ja kui mõni õpilane läks üleliigselt, alati saate prügikasti peale vajutada ja õpilane kustutatakse teie kursuse nimekirjast. Ma loodan, et õnnestub teil kenasti uus õppeaasta. Aitäh ja kena päeva!